Tere! Minu nimi on Kaisa Mägi ja seoses sellega, et ma olen ise mitmesaja kilomeetri kaugusel koolis õppimas hetkel, ei saa ma kohale tulla, aga salvestan teile siis esitluse audiofailina. Minu idee on siis tänavavalgustuse rajamine Veski järve äärde. Asukoht on Nõo alevikus Veski järve ääres. Projekt tehakse kogu järveäärse valgustuse rajamiseks, kuid hetkel kaasava eelarvega mahub või on võimalik ära teostada siis lisaks projektile 350 meetrit, mis on siis sealt Veskijärvest, kes kohapeal on käinud siis sealt purde juurest, kuni siis üle silla ja sealt edasi, kus siis läheb vasakule tee Veski tänava poole. Ja sealt siis see pisike jupik ka tuleks valgustusega, et see on nii-öelda valla poolt suunis, et mitte ei lähe selle valgustusega edasi, vaid et see pisike jupike saaks ka sealt valgustatud, et ei jääks sinna sellist vahepealset musta või tumedat ala. Millest siis tekkis üldse see idee? Nagu pildilt näha on talvine periood ja meie väga kasutame järve äärt justkui nagu pargina ja need punased täpikesed tähistavadki siis seda osa, kuhu siis see valgustus peaks tulema ja siit on ka näha, kui pime seal talvel on, sõltumata sellest, et lumi on maas, et rääkimata siin kevadisest või sügisest perioodist, kus on päris pime juba varakult. Lisaks sellele, et olen ise täheldanud, et on üsna ebamugav sealt liikuda, olen ka näinud päris palju koeraga jalutajaid, kes siis käivad taskulambiga järve äärt pidi. Mulle endale tundub, et järve äärt nii suvisel, kevadisel kui ka sügisel ja vähesemal määral ka talvel kasutatakse justkui nagu pargina, kus käiakse jooksmas, tervisesporti tegemas, koertega jalutamas, lastega mängimas, talvel ju ka uisutamas, kui vähegi miinuskraadid lubavad. Et järve äärt kasutatakse minu hinnangul küllaltki palju ja üleüldiselt mulle tundub, et arvestades, kui palju on Nõo juurde kasvanud siin viimaste aastatega, siis sellist pargipinda on küllaltki vähe meil. Ja see ongi siis selle eesmärk, et tekitada siis seda atraktiivsust ka pimedamal ajal. Milleks üldse see idee? Et eelkõige turvalisus ja nähtavus, valgustus tagab ohutu liikumise nii jalutajale, jooksjatele kui ka koeraomanikele pimedal ajal, vähendades kukkumis- ja õnnetuste riski, tervisespordi soodustamine. Hästi valgustatud rada võimaldab järve ääres ala kasutada ka varahommikuti ja õhtuti, pikendades aktiivse liikumise aega. Kogukonna heaolu ja ligitõmbavus, valgustatud jalutus- ja jooksurada muudab järveäärse keskkonna meeldivamaks, turvalisemaks ja populaarsemaks kohaliku kogukonna kooskäimiskohaks. Arvestades, et siin lähedal on ka suured kortermajad, et siis nende nii-öelda õues käimise ala ka suureneb tänu sellele. Keskkonna ja varakaitse valgustus aitab ennetada vandalismi ja tagada järveäärse piirkonna parema üldise korrashoiu. Tehniline teostus. Toide on võimalik lahendada nii rannapoolsest jalgteevalgustuse kui ka raudtee poolt Veski tänavalt tuleva jalgteevalgustuse elektri kaudu. Lampide samm tuleb umbes 28 meetrit ja siis need postid on 4 meetri kõrgusel. Pildil on näha lambi disain, mis on sarnane järveäärsega ning kooskõlastatud vallaga. Projekt on kogu järveäärsel alale, et tulevikus saaks vald lihtsamini siis valgustust rajada, aga hetkel jagub raha siis lisaks projektile ka siis valgustuse rajamiseks 350 meetrile. Et täpne see joonis oli seal meil eespool. Ja siin on siis näha
küsitud pakkumine, et uurisin natuke, kes meil Nõo vallas siin neid valgustusi on teinud ja küsisin siis ühelt ettevõttelt siis nii-öelda seda pakkumist antud projektile. Tänan kuulamast ja ma loodan, et teile meeldis minu idee.